Renault buss meil õnnelikult Värvaltransi esinduseks nüüd on üsna rõõmsas seisukorras, kui me viimantele nägime, oli ta ikka täitsa rääbakas tagaotsa poolest. Mis siis täpselt tehti ja kuidas maksma läks? Ega midagi, vahetati ära stange ja tagurpidi käigu tuli, remonditi uksed, tagamaneel, värviti ära. Kas see, mis sa ütlesid nädal aega umbes aega läheb, vastaks ka tõele? Tegelikult me filmisime seda ju 2 nädalat tagasi äkki. Seda küll, aga buss on meil olnud 3 päeva, nii et tegelikult see protsess märksa kiirem. Kuidas kindlustusega suhtlemine oli, kas seal tuli kindel jah ja läks kohe töösse? Jaa, kõik käis sujuvalt, mingeid küsimusi ei tekkinud, buss remonditud. Kas sellise auto puhul oli ka üllatus selle kogu maksumuse poole pealt, et ei olnud paarisaja euro närva, vaid ikkagi rohkem, nagu kindlustus ütleb, et iga väike õks võib maksma minna paar tuhat? Siin räägime 600 eurost, aga suures osas tänu sellele, et varuosad on odavad. 600 ei olegi väga palju, jah? No ütleme, et ega ei ole jah, sest et ega tegemist käsitööga ja materjalid on kallid, ega siin ei saa väga odavamalt neid värvideid sugugi teha. Aga kui oleks siin olnud siin näiteks Mercedese buss, Mersu Vito, mis oleks siis subale hinnaskaala teinud? No seda on niimoodi raske öelda, see on puhas spekulatsioon, et nende hinnad ikkagi töö osas suurt ei erine, on meil tegemist Zaporožetsi või Mersuga. Töötund on töötund, materjal on materjal. Ainuke, mis meil hinda hakkab muutma, ongi varuosa maksumus ja teadagi selle 3-tähelise märgiga autol võib see osa olla kordades kallim kui sellel bussil. Väike lõbus küsimus lõppu, mis on kõige kallim varuosa, mis autol saab üldse katki minna? Mälu järgi näiteks Lexuse iluvõrest distantsi radari aken, mis omal ajal maksis 30 000 krooni ja tegemist on tillukese plastmass taldriku moodi asjaga ja see oli küll šokeeriv. Kui nüüd kindlustusfirma käest küsida sellise kahjuhtumi kohta, siis ma eeldan, et see ei ole mingi üllatus või mingi ebatavaline juhtum teie jaoks? Ei, antud juhtum on täiesti tavapärane ja võiks öelda, et üks kõige tavapärasemaid juhtumeid üldse, et antud õnnetuse puhul oli tegu kõige tüüpilisem õnnetusega üldse, tavalise tagant otsasõiduga, mis juhtus nii, nagu paljudel teistelgi on juhtunud ja tulevikus juhtub, et lihtsalt ees sõitev auto pidurdas ja tagant sõitev auto siis õigeaegselt ei suutnud reageerida ja tulemus oligi see, mis näha, et ühel autol nina katki ja teisel autol saba katki. Kas selliste juhtumite puhul on üldse midagi, mille puhul inimesed vaidlema hakkavad või ei ole rahul millegagi või see on tõesti niimoodi pitsat alla ja läheb käiku? Pitsat alla ja läheb käiku ta juhtum ikkagi ei ole, et iga sellise juhtumi puhul vaadatakse kõik asjaolud üksipulgi läbi ja siis peale seda tehakse otsus. Vaidlust, mis seal tekkida võib, on tavaliselt see, et ega tagumise auto juht tihti ei taha tunnistada seda, et tema lihtsalt eksis ja ei hoidnudki piisavalt pikivahet ja ei reageerinud õigeaegselt, et seal tihti tulevadki inimesed ette vabandustega, et teine sõiduk pidurdas ootamatult ja tal ei olnudki võimalust seisma jääda, kuid tegelikult on fakt see, et kui hoida õigeaegselt suurt pikivahet ja olla liikluses tähelepanelik, siis selliseid analoogseid tagant otsasõite toimuda ei tohiks. See summa, mis oli umbes 600 eurot ja natuke peale selle asja lahendamiseks, kas ka see on tavakulu või on keskmine kahjusumma ikka suurem? Keskmine kahjusumma on ikkagi tegelikult poole võrra suurem tavaliselt, kui antud summa oli. Et siin selle remondi puhul kahjud olid õnneks suhteliselt väikesed, et vahetati ära tagumine põrkeraua nurk, üks tuli selle põrkeraua küljes ning värviti ära ka üks kannatada saanud uks. Seetõttu kuna kahjud olid õnneks väikesed, jäi ka see remondisumma alla keskmist.